Tervist, sõbrad! Vaatajate soovil teeme täna sibulamoosi. Mitte üksi vaatajate soovil. Mul on omal ka ainult pool purki järel. Ja teate, kui hea, kui te ei ole proovinud, ma soovitan soojalt. Poes müüakse ka kusagil delikatessi osakonnas sibulamoosi. Vahest võtate niimoodi lihtsalt võileiva, teed võileiva, paned või asemel sinna sibulamoosi ja siis sinna peale vorst või sink, jube hästi sobib. Ja veel minult on ostetud mitmed purgid just hamburgeri tegijad. Sinna hamburgeri vahele veel niimoodi sibulamoosi panna, sobib väga hästi. Aga nüüd, mis mul siis, mul on siin 2 kilo sibulat, suhkrut, pruun suhkur, panen sinna 400 grammi, näpuotsaga soola, läheb meil veel sinna vaja punast veini, poti põhja panen võid, oliiviõli, kallan sibulat peale, raputan soola ja keskmise kuumusega, mitte ei kõrveta seda moosi, me hautame, katsume selle niiskuse sealt välja saada, sest seda niiskus seal on, sinna me paneme ju veel juurde punast veini ja palsamjäädikat. Ja üks asi on veel, mida teised ei tee, ma ei ole näinud, et teevad. Ma ise kunagi, kui tegin sibulamoosi, ilma mingi retseptita lihtsalt hakkasin tegema ja panen sinna ka musti ploome. Lõikan nad natukene väiksemaks, et minu arvates see sobib. Ma olen teinud ka rosinatega. Sibulamoos, paned rosinad ka sisse ja ka sobib hästi. Aga täna ma rosinaid ei pane. Niisiis on mul sibulad jahvatatud. Nüüd korjan selle elamise siin kokku. Panen poti tulele. Miks mul on ühes käes kinnas, teises ei ole? Ma teile kohe räägin. Ma tegin täna Korea porgandit. Näete, siin on selline vahva porgandiriiv. Suisa 4 lõiketera. Nii et kui siit Korea porgandi salatit. No vahet ei ole, Korea porgand ongi selline peened ribad. Kui siit porgandit korra lükkad, on pool porgandit läid. Pead väga ettevaatlik olema. No ja nii see mul tükk pöialt ka siit läks, et see ikka see katkine koht kipub igale poole vastu minema haiget tegema ja ei ole seda vaja. Nii et selline lugu. Aga nüüd siis nagu öeldud, pott tulele ja hakkame pihta. Paneme võid ühe sümpaatse tüki ja õli. Kohe soola ka üks supilusika täis.
Küpsetame sibulad klaasjaks, siis paneme suhkru. Hakkame karamelliseerima. Ja just hoiame mõõdukat tuld. Mul on siin maksimum 9, praegu on 7 peal. Et me ei prae sibulat. No nii, vist on paras aeg. Üks õige moos käib suhkruga. Näete, kui palju on kokku vajunud, milline kuhi algul oli. Nii, ma arvan, nüüd ma lisan veini. 350 grammi. Ja balsami veinijäädika. No alla 200 on, valasin selle pudeli tühjaks. Ja nüüd ei ole muud, kui kuumutame, keedame teda paksemaks. Kokku see moositegu peaks võtma aega mingi, no oleneb kogusest muidugi, see ei ole nagu munade keetmine, et kas keedad 1 muna või 10 muna ühe kaua. Väiksem kogus läheb siin kiiremini. Suur on vaja ühtlaselt läbi küpsetada, suur kogus redutseerida, aga laseme tal siin siis podiseda ilma kaaneta. Paarkümmend minutit on podisenud, et tasapisi läheb paksemaks see pläust meil siin. Ja väga mõnus aroom on üleval. Las podiseb veel. Ma panen purgid valmis.
Nüüd on juba möödas tubli tund ja rohkemgi. Näete, meie moos on ilusasti kokku keenud. Võib vast hakata purkidesse villima. Ma hakkan tasapisi oma villimistööga ühele poole saama. Ja nagu juures olevalt pildilt näete, siis kasutan kasutatud purke. Igasugused erinevad kastmed ja mis värgid kõik siin sees on olnud. Et lihtsalt, et on väiksemad purgid ja kuumalt läheb purkigaas peale ja säilib aastaid. Siis moosi tõstsin tulelt siia lauale ja hoidsin kaane all veel 10 minutit. Et nagu liha tõstad tulelt, siis et mahlad välja ei jookseks ja putru keedate on ka ju nii. Keedade algul kiirputru 2 minutit ja siis tõstad ära, hoiad kaane all veel 2 minutit. Siis tõmbab vedelikku endasse. Vähemalt ma arvan nii. Õues on kuulda ilutulestikku. Kellelgi on veel järgi vana aasta õhtust või? Nii, üks purk jääb üle. Panen veel siia tarbimiseks. Saigi 1, 2, 3, 7 purki ja siis lehiajal kohe võileivaga tarbimiseks. Aga ma ei hakka nüüd praegu võileiba tegema, et proovida. Pealegi ta on soe ka. Kell on juba varsti 11 õhtul, mis siin ikka. Aga maitsta ikka võib ju. Et rahulikult saaks magada ja omal on ka huvitav, et mis ta siin siis on. Minu kõige parem sibulamoos. Ma olen varem teinud paar korda, aga ma olen teinud ainult balsami veini jäädikaga. Aga nüüd ma panin veini ka ja lasin tükk aega keeda, et enamus vedelikku välja aurustuks ja nii ta redutseeris ja see pruun suhkur, kõik siin on ikka väga hea on. Mõnus. Võib verivorsti peale panna. Mitte päris saia peale nagu maasikamoosi, aga vabalt siingi keeduvorsti, täitsa tavalise keeduvorsti, võt mulle meeldib lemmikvorst. Siis ka võtan koorik leiva ja panen väikse kihi sibulamoosi alla ja paks vorstiviil peale ja tore on. Aga loodame, et siis varsti saame jälle õues midagi toimetada ja kevad on kohe-kohe, järgmine nädal hakkab kevad pihta. Seniks kõik head teile, varsti näeme.